Tere päevast, head kuulajad! Minu nimi on Kalle Voolaid ja mul on hea meel juhatada sisse Eesti Spordi Olümpiamuuseumi järjekordne podcast Rüütli 15. Koos minuga on täna mikrofonide ette istunud muuseumi arendusspetsialist Urmet Paloveer. Tere minu poolt. Ja muuseumi kuraator Rait Männik. Tere päevast. Ja endiselt iga mees oma kodust. Eriolukord Eestis kestab. Aga teema on täna väga põnev. Läheme Eesti spordi ajaloo juurde sõna otseses mõttes ja selle mõtte initsiaatoriks ei olnud siis keegi muu kui meie lugupeetud rallisõitja Ott Tänak Martin Järveoja, kes siis tuli eelmisel sügisel autoralli maailmameistriks, võitsid ajaloolise tiitli ja tõstatasid koos sellega asjaomastes ringkondades põneva diskussiooni teemal, kas võis olla selle autoralli maailmameistri tiitli näol tegemist vaata et üldse ühe läbi aegade olulisema või tähtsama saavutusega Eesti spordiajaloos nii-öelda läbi aegade. Kas on üldse keegi midagi samaväärset veel meie spordis kunagi saavutanud? Ja nii me siin oma podcastis sellel teemal täna arutlemegi. Räägime siis Eesti spordiajaloo suurte hetkede koondamisest, reastamisest, otsimisest. Püüame jõuda äratundmiseni, kas see üldse kuidagi on tegelikult võimalik, kas on olemas mingisugused sellised parameetrid või kriteeriumid, mille põhjal seda võrdlust ette võtta, et kas siis Ott Tänak, Kristjan Palusalu, Georg Hackenschmidt või hoopis Paul Keres või keegi teine on selle kõige suurema hetke meieni siis toonud. Ja see on absoluutselt spekulatiivne teema. Me oleme nii-öelda selles mõttes tundmatutel radadel. See on kindlasti ka meie kõigi jaoks maitseasi, kuid kas see on ainult maitseasi või midagi muud sellel teemal siis Urmet ja Rait koos minuga täna arutlevadki ja head kolleegid, kui te juba kord nõusse jäite, siis peab teil mingisugune seisukoht ilmselt olemas olema. Jaa, kindlasti. Tegu on ju põneva teemaga iseenesest ja eks me peakski algul võib-olla kokku leppima selle, et millest või me siin täpselt üldse räägime, et kas me otsime suurimat, tähtsaimad, olulisemat hetke, et mingil määral see sõnastus on ka oluline, sest et mulle tundub, et kui me otsime võib-olla sellist suurt või hetke, et see pigem on selline nagu ainult positiivne asi, aga ma arvan, et meie spordilugu ei koosne ju ainult positiivsetest, vaid on ka selliseid võib-olla negatiivsemaid või kurbi hetki ja need võivad ka kuuluda Eesti spordi oluliste hetkede hulka, nii et võib-olla oleks mõistlik sõnastada seda, et Eesti spordi olulisemad hetked, et see on selline kuidagi laiahaardelisem ja kõike hõlvav sõnastus. Ja et me ei peakski võib-olla seostama seda olulist hetke ainult mõne konkreetse võiduga, sest see ei ole ilmselt ju ainult üks medali kaela riputamine, vaid neid märkimisväärseid hetki, mis ei ole seotud medali võitudega, on tegelikult ju oluliselt rohkem. Ja ma arvan, et me ei peakski võib-olla sellist spordile omast pingerida esimene, teine, kolmas hetk paika võib-olla panema, vaid võib-olla leida vast selline esikümme, mis ei ole niivõrd järjestus, vaid selline suvalises järjestuses esikümme, sest tegemist on tõepoolest ju väga subjektiivse hindamisega lõpuks. Ja tõepoolest on ju keeruline võrrelda näiteks ühte olümpiakulda teise olümpiakullaga, et kumb nendest siis nüüd tähtsam on, aga et kui me räägime mingisugustes natukene pehmemas sõnastuses olulistest hetkedest, siis see kindlasti hõlbustab ka erinevate medalivõitude või rekordipüstituste koondamist, tõepoolest. No kõik see vist eeldab kuidagi kindlat raamistikku või reegleid, millest me siin juures lähtume.
Ma arvan, et see on väga oluline ja see, mis Urmet välja tõi, et just see sõna olulisus võib-olla meie jaoks konkreetselt, mitte alati kas positiivses või negatiivses võtmes, aga midagi, millel on olnud oma tulem, millest võib-olla midagi on välja arenenud kunagi. Mõned hetkede olulisus ilmselt saab paika väikese ajalise distantsi jooksul, nii et kui sa, Kalle, siin tõid ka välja juba Oti ja Martini nimed, siis eks meil Eestis on ju ka siin hakatud aasta lõpul neid aasta spordihetki valima ja tuletan näiteks 3 viimase aasta valikuid ette. 2017 Ott Tänaku, Martin Järveoja esimene etapivõit autoralli MM-sarjas, 2018 Ott Tänaku, Martin Järveoja võit Türgi rallil, mis oli neile 3. järjestikuseks etapivõiduks. 2019 Ott Tänaku ja Martin Järveoja triumf Kataloonia rallil, millega nad kindlustasid MM-tiitli. Et ilmselgelt need kõik 3 kuidagi üheskoos meie lõplikusse valikusse, kui see peaks sündima, ei mahuks. Ja selles mõttes ongi oluline, et mingisugune ajaline distants jääks sinna vahele. Ja ilmselt tuleks lähtuda ka sellest, et mis on meie maa ja rahva jaoks nagu selline kõnetav ja tähtis olnud. Võib-olla mitte alati lähtuda sellest, mis on oluline maailmas, kuid kindlasti tohi seda kõrvale jätta. Ja see peaks olema läbimõeldud ja kaasama paljusid, ka laiemat publikut. Kui sa nüüd tõid välja selle mõtte, et ajaline distants, kui pikka ajalist distantsi sa nüüd siis ikkagi silmas pead, et kas sa nagu pakudki välja, et võib-olla seda viimatist autoralli maailmameistritiitlit ja see ongi meie jaoks liiga värske äkki veel või kuidas sa seda mõtled? Et objektiivselt hinnata? Mulle tundub, et ega see Eesti spordihetkede top 10 või mis top ta olema saab, kui palju täpselt seal eredamate hetkede hulka mahub, aga ega see ei saaks vist lõplik olema, vaid ajas muutuv. Ja seda kindlasti. Nojah, täpselt, et iga 10 võib ju nii-öelda uue top 10 teha või iga mingi veerand 100 aastat tagant, et ja me võime ka neid tõesti teha ka 10. põhiselt, võime teha 20. sajandi põhise, aga võib-olla see on isegi võib-olla täna meile vähem huvitav, kui ikkagi hetkel võib-olla minna selle kõigi aegade top 10 juurde hakatuseks. See oleks vist nagu alustuseks lihtsam, et siis nii-öelda kui juba huvi tekib väga suur, et siis võib detaili edasi tõesti minna 10. kaupa, aga selline võib-olla sellise kaasaegse spordi ja algaegadest kuni siis tõesti tänase päevani, et kuigi see möödunud viimaste aastate või möödunud 10-ndiga on see tagasivaate distants küll lühike, aga võib-olla ongi selles mõttes võib-olla tore vaadata, et kui teha 10 aasta pärast, ütlen uuesti näiteks tagasivaade, et kas need viimase 10-ndi sündmused üldse jõuavad sellesse toppi või on need jätkuvalt esindatud? Kas on miskit muutunud või on midagi väga head ja olulist veel sündinud? Aga kui me oleme nüüd selles mõttes ennast soojaks rääkinud ja nõus hakata otsima 10 Eesti spordiajaloo, näiteks olulisemad hetke, siis ma saan siin, head kuulajad, tuua paralleeli meie põhjanaabritelt soomlastelt, kes on sellise valiku teinud just hiljaaegu inspireerituna oma jalgpallikoondise pääsust EM-finaalturniirile ja väitest, et kas võib olla see nende spordiajaloo kõige suurem hetk üldse. Ja sellest inspireerituna siis Soome spordimuuseumi kolleegid panid oma top 10 kokku ja samamoodi siis 10 tähtsamat hetke Soome spordiajaloost ilma neid tähtsuse järjestusse panemata sai siis nende jaoks selline, et võib-olla on seda meil huvitav ka siin oma valiku tegemisel nii-öelda aluseks võtta. Et kõigepealt siis kõige vanem asi, mis tabelisse pääses, oli Hannes Kolemaineni Soome kuulsa jooksja võit maailmarekordiga Stockholmi olümpiamängude 5000 meetris 1912. 10 hulka valiti Helsingi
valimine olümpialinnaks 1952, Soome naiste kolmikvõit taliolümpiamängudel Oslos murdmaasuusatamises 1952 ja siis esimene naiste kolmikvõit Soome spordiajaloos. Ja poole tunni jooksul võidetud olümpiakuulad Müncheni olümpiamängudel Soome jooksjate Pekka Vasala Lasse Vireni poolt, Kege Rusbergi tulemine vormel 1 maailmameistriks 1982, Tiina Lillaku võidetud MM-kuld kergejõustikus kodustel esimestel ajaloolistel MM-võistlustel Helsingis 1983, Matti Nyganeni domineerimine Calgary talimängudel 1988, Soome esimene jäähoki maailmameistri-tiitel 1995, Jari Littmanini võit meistrite liigas Ajaxi livistuses 1995 ja üks negatiivne asi ka siis nii-öelda Soome suusatajate eliidi vahele jäämine dopinguga lahtis kodustel MM-võistlustel 2001. Nii et Soome spordimuuseumi kolleegid seda EM-ile pääsu üldse siia 10 hulkas isi valinud. Aga iseenesest päris huvitav valik ka selles mõttes, et oli tõesti nii positiivseid kui negatiivseid hetki. Ja ka selline ajaline jaotuvus on selline küllaltki ühtlane, kui vaadata, et küll vast iga kümnend ei ole esitatud, aga ütleme niimoodi, et selline korralik aegrida nagu välja tuleb. Ja õpetlik ilmselt ka see, võiksime ka kaaluda seda, et tõesti, et ei peaks olema mingisugune konkreetne maailmarekord, konkreetne kuldmedali võit, vaid hetked natukene laiemas võtmes. Näiteks siin oli ka poole tunni jooksul saadud erisportlaste poolt võidetud kuldmedalid näiteks või mingil muul moel eriline sündmus, näiteks ajaloo esimene kolmikvõit, eks ole, et natukene selles mõttes jah, ilmselt tuleb seda erilisust või olulisust meil ka veidi avaramalt vaadata ja miks mitte näiteks meil võiks siin mingid analoogsed näiteid hakata tooma Jaan Kirsipuu kollase särgi kandmine Tour de France'il või ka meie vehklejatel on selline poole tunni sündmus 2 maailmameistri tiitlit lühikese aja jooksul ju siia kõrvale tuua, nii et selliseid hetki hakkab tulema. Ja võib-olla, kui ma veel midagi rõhutaks, et võib-olla selline just nimeliselt eristatavad või sellised individuaalsed isikutega seonduvad hetked ilmselt oleksid võib-olla need, et võib-olla võistkondlikud või mõnesse teise võistkonda kuulumised. Ma mõtlen siis Nõukogude Liidu koondist, et nende poolt võidetud asjad võib-olla ei ole nii põnevad meie jaoks või kuidas teile tundub? No samas ma mõtlen jälle, kui siin soomlastel oli valitud ka tipp 10 hetke hulka Helsingi saamine olümpialinnaks, siis mingil määral meie poolt natuke võib-olla vastu panna Tallinna olümpiaregati linnaks saamine ja siin tuleb jälle see nõukogude aeg sisse, et võimalik, et see võiks jõuda näiteks või siis kui ühiskondlike tähendustest rääkida, siis kindlasti teatud olümpiavõitudel nende tähendus ühiskonnale on võib-olla olnud erinev, et kui nüüd mõtled kohe selle 88. aasta Souli olümpia peale Tiit Soku ja Erika Salumäe olümpiavõidud ning veel lisaks siis neid medaleid vendadelt Tõnistajatelt ja Jüri Tammelt. Et see laulva revolutsiooni nii-öelda selline tõusu lainehari, mis oli just kevadel suuremas mastaabis pihta hakanud ja selline massiline sinimustvalgete saatel Raekoja platsis vastuvõtmine, et ilmselt need olümpiamedalid võidud on nagu võib-olla kuidagi natuke ühiskonnale olnud tähtsamad või leidnud rohkem vastukaja või rahva mälusse sööbind, kui olla näiteks, ei taha nüüd võib-olla nimeliselt hakata välja tooma, aga ilmselt enamik eestlasi võib-olla ei oska öelda, kes meil 24. aasta Pariisi olümpiavõitjad või medalimehed on või 28. aastast. Ühesõnaga, saan ma õigesti aru, et sinu arvates, või ilmselt ka meie kõigi arvates see ei ole vale, kui tuua ühe kriteeriumina välja nüüd nende hetkede erilisus meie ajaloos või olulisus või tähendus meie ühiskonnale.
No täpselt. Mis võib-olla tõesti muudab muidu võrdselt suured võidud, kas või siis olümpiavõidud kuidagi erineva tähtsusega võitudeks, sõltuvalt sellest, mis ajahetkel neid on saavutatud. Aga kas ka spordialadel tuleks siin mingil moel ju ometi vist vahet teha, et mõni ala ju on suurem kui mõni teine? No seda kindlasti, jah. Et tuleb tunnistada, et on ju alasid, mis on Eestis populaarsed, mille vastu on rahval huvi ja on alasid, millel on kindlasti oma hulk inimesi, kes sellega tegelevad, aga paraku see hulk ongi selline väike ringkond, et enamasti kellelgi väga suurt huvi nende alade vastu ei ole, et võib-olla spordiuudistest vahel käib läbi info, et keegi on tulnud Euroopa või maailma meistriks sellel alal, aga enamik eestlaste jaoks võib-olla isegi puudub teadmine, et sellise alaga üldse tegeletakse või et sellised võistlused toimuvad. Ja ütleme, kui siin tuua näiteks mõni olümpiaala, ütleme tõstmine, maadlus, mille vastu rahval kindlasti huvi on, aga näiteks alad, mis on samas väga medalirohked olnud, veemotosport näiteks või siis ka allvee ujumine, et ka sealt on meil tiitlivõistlustelt medaleid palju, aga tavaliselt enamik rahvast väga nendest aladest ei tea midagi ja nende meistritestki pigem teavad ainult väga suured spordihuvilised. Et selles mõttes kindlasti on aladel vahe, et kõigepealt juba need, mis on olümpialad ja need, mis ei ole, aga ilmselt ka olümpialade siseselt, et näiteks kui mõelda seda, et kui suur fännibaas on näiteks või fännkond on Eesti jalgpallikoondisel, mida käiakse vaatamas, aga mulle väga ei tule ette nüüd Eesti vehklejate või sõudjate sellist fännkonda, et oot. Ära siin nii libedale teile mine. Sõudjate ja vehklejate toetajad praegu juba hakkavad koonduma. Ja, ma ei ütlegi, et neil ei ole fänne, aga ma mõtlen, et kindlasti selliseid 10 000 päid võistlustele vast nagu ei meelita ja ei meenu ka nii värvikat fännkonda võib-olla kui Ott Tänaku või Erki Noole fännklubi, et selles mõttes, et ma ei eitagi, et kindlasti fännid on, et alati on sellised, mis on meile eelmeneva kümnendi jooksul sisuliselt igal aastal toonud kas mingi medali EM-ilt või MM-ilt, et selles mõttes, et tegelikult meie ütleks eliit või paraadalad sisuliselt. Aga küllap tuleb siin ilmselt arvestada ka nüüd konkreetset ajahetke ja selle konkreetse spordiala nii-öelda suurust või tähtsust tolles ajahetkes, kui me võtame siin kas või selle sama jalgpalli, siis ilmselt täna ja 70-ndatel hoopis erinevad spordid. Sama ilmselt puudutab tõstmist või maadlust, mis ilmselt olid 20-ndatel, 30-ndatel hoopis suuremad spordialad, kui nad seda kahjuks meie jaoks täna on. Aga see on nüüd üks kriteerium, see on see Eesti sisene, aga kas meil on kuidagi nüüd võimalik seda ka võrrelda nagu rahvusvaheliselt, et kas need alad, üks on see, kuidas nad meil Eestis tähtsad tunduvad, aga ilmselt maailma mastaabis on see alade võib-olla pingerida kas või seda sama tõstmist või maadlust vaadates natukene teistsugune. No kui tõesti vaadata maailma kaardil natuke laiemalt, siis kui püüda leida alasid, kus on maailmas fännibaas või jälgijate hulk kõige suurem, eks neid pingeridasid läbi aegade on püütud erineval moel koostada, arvestatud võimalikke erinevaid faktoreid, nii võib-olla selles osas, et kui palju uudised ühes ja teises valdkonnas inimesi kõletavad, kui palju uudiseid jälgitakse, samas uudised igale poole ei jõuagi, et pingeridadest on erinevad, aga mõned numbrid võib siiski välja tuua. Nüüd me just fännibaaside põhjal maailma spordialade top 10, me leiame sealt palju niisuguseid alasid, mis meie maal populaarsed
või masse kõnetavad pole kunagi olnud, näiteks golf, rugby, pesapall, lauatennis ja top 3 hulka 2 ala, maahoki ja kriket, et nii ühel kui teisel on üle 2 miljardi jälgija, siis meie jaoks kõlab see küllaltki nagu uskumatuna, sest et tegu on tõesti maailma selles mõttes tippaladega, milles Eestis vaat, et ei ole kunagi võisteldudki. Kõige tipus jalgpall, seal poolehoidjaid nii palju kui kriketis ja maahokis kokku, aga kui siia veel püüda mingit lisafaktorit juurde tuua, et kui sul on nagu rahvusvaheline jälgijaskond, siis kriket, maahoki, eks nad seal Briti ühenduse ja Okeaania, Kagu-Aasia, Aasia piirkonnad on, kus huvilised on koondunud, aga et nagu ülemaailmlist selgust saada, siis tuleb ilmselt muud faktorid juurde tuua, siis tõusevad tippu suunas, vähemalt vormel 1, võib-olla isegi jäähoki, kergejõustik, mõned teised alad kaovad. Nii et põnev, kui jalgpallis sai korra siin mainitud, siis seda hetke pikkust nagu mõelda, et kui me otsime spordihetke Eesti spordiloos, et kui pikk on hetk, kas visemängus, mäng ise, mängude tsükkel, näiteks kvalifikatsiooniringis, et jõuda järgmisse ringi või kestab see aasta või on üks spordihetk, näiteks nii 88. kui 92. aasta kangelaste olümpiavõitjate vastuvõtt, mis nagu sulandub üheks ja mõni hetk, kui nii võib öelda, on kestmas vaat, et 10 aastat, kui ma siin toon meelevaldselt näiteks Eesti suusatamise loo, et ja just võrreldes ka Soomest. Kui dopinguskandaal nii-öelda. No just, mis algas lootusrikkalt ja suure tõusuga ja järgnes kuldne kümnend ja siis sellele järgnes omakorda must kümnend ja kui me olulisi hetki otsime, siis see võib olla kindlasti üks tugev kandidaat. Ja samamoodi võime rääkida jalgpallist ala, mis oli Eestis esimese vabariigi ajal number 1, vajus nõukogude ajal sügavasse auku, nüüd on tõusnud taas paljude meelisalaks. Maailmas väidetavalt erakordne näide, et kusagilt mujalt riigist vaevalt, et võrdväärselt leiab, on küll Sloveeniat siia kõrvale toodud. Et ehk on ka see mingil moel. Sõnasta see jalgpalli hetk nüüd kuidagi paremini, mille poolest me oleme erakordsed maailma ajaloos? Et publiku ala number 1, mis nõukaajal meil vajus sel perioodil, kui hinnati medaleid ja medalivõite ja helistati klassikalisi talasid, kus me olime konkurentsis, siis jalgpall oli Eestis 4. kategooria alaks liigitatud. Just kui midagi, millest mindi mööda või tauniti. Nii et see, mis on toimunud praeguse taasiseseisvumise ajal, kui on tõustud, nagu öeldi ka juba nõukaajal, et ega Eesti vabaks ei saa, kui mehed hakkavad jalgpalli mängima, et see on omaette fenomen, mida on huvitav kõrvalt jälgida ja miks mitte ka seda sellise huvitava seigana välja tuua. See kindlasti kandideerib. Aga kui veel kord tagasi minna nende spordialade suuruse juurde maailmas, siis sa tõid siin selleks võrdlusaluseks mõõdetavaks kriteeriumiks siis nii-öelda selle globaalse jälgitavuse. Kuidas sulle tundub need eestlaste klassikalised meelisalad, autoralli näiteks, kui kõrgel sellises maailma pingereas autoralli võiks olla, kas ta mahub kuhugi seal top 10, top 20 maailma mõttes? Ma kardan, et nii väga, kui me seda ei tahaks või nii väga, kui paljud ka seda usuvad, et see nii on, siis neid maailma pingeredasid jälgides autorallit ei peetud selliseks suure vaate
vaatajate hulgaga vaatemänguliseks, haaravaks, veibutavaks alaks. Köitev ta kahtlemata on, aga võib-olla on see, et see on kallis ala, võib-olla veel mõned muud faktorid, aga ralli on jäänud natukene kõrvale. Jah, et eks mootorispordist ilmselt ongi kõige populaarsemad ju Formel 1 ja motoringrada ja eks natuke on kindlasti ka see ju teleülekannetest tulenev ka, et kus ringrada kaameratega katta ülekannet teha on kindlasti märksa lihtsam kui rallist, kus on erinevad kiiruskatsed, 10 kilomeetrit pikad, nendest telepilti ju alguses väga ei olegi ju toodetud, et alles viimastel aastatel on hakatud sellist korralikku telepilti tootma rallist, et kindlasti on asi natuke ka selle telesõbralikkuse taga, et mida nüüd on küll parandatud, nagu öeldud, aga varem kindlasti aitas, ei aidanud kaasa kindlasti ralli populaarsusele just see, et telekast on seda väga lihtne üle kanda. Tänapäeva infoühiskond kindlasti on seda klassikalist alade pingerida ka tõesti ju muutnud, et need alad, kes või mis on suutnud sotsiaalmeedia moodsate telenõuetega paremini kohaneda, need ilmselt on saavutanud tõusu ja mõni teine ilmselt tänu sellele languse. Ja üks faktor ilmselt, mis siin kuidagi võib-olla seda rahvusvahelist tähtsust ka laseb mõõta nendes alades liikvel olev raha, kuigi mulle küll tundub ka see, et need, mis on globaalse jälgijaskonna poolt suuremad alad, nendest seda raha ilmselt ka tahest tahtmata rohkem liigub, on vist nii. Eks ta ikka nii ilmselt võib olla. Kusjuures sinna enne ju Rait tegelikult tõi sellise huvitavat tähelepaneku ka, et kindlasti rahvusvahelise populaarsuse mõttes tasub panna tähele seda, et kui mitu miljardit mingit ala vaatab või jälgib, aga samas, et kui suur on võib-olla selle ala regionaalne kandepind, sest näiteks kui mingi ala on Hiinas või Indias populaarne, siis võib juba öeldagi, et see on ju ülipopulaarne ala, seda jälgib 1 miljard inimest, aga tegelikult on tegemist ühe riigisisese alaga sisuliselt ju. Aga näiteks võib-olla mõni ala, millel on küll jälgijaid mingi 500 miljonit umbes, aga see on kogu Euroopas populaarne, et see näitab nagu võib-olla sellist rahvusvahelisemat, laiemat kandepinda, et siin on võimalik teha nagu kahes kohas nagu vahe, et vaadata, et see rahva hulk, aga samas, et kas see rahva hulk on pigem nagu sellise 1-2 riigi põhine, suurriikide, megariikide põhine, või on tegemist ikkagi sellise suurema regiooni maailmajaoga, et näiteks Ameerika jalgpalli tegelikult on sisuliselt ju mängitaksegi ainult ju USA-s. On riike, kus seda ka ikkagi mängitakse, aga nad pigem ikkagi ju ei ole ülipopulaarne, et USA-s on ilmselt ainult spordiala number 1. Ja Super Bowl on siis tõesti ilmselt see, mida telenumbrid üle maailma on hästi suured, aga väga paljuski ka tänu USA-le, mis on ka ju ikkagi üks maailma suuremaid riike rahvaarvult. Et siin on ilmselt 2 sellist kriteeriumi veel populaarsuse osas maailmas ka võimalik lahti. Meie jaoks on see ilmselt oluline ka selles kontekstis, et kuhu ja kui kõrgele me peaksime siis oma tulevases pingereas asetama Baruto sumo karjääri. Täpselt, Baruto ja samuti ka Margus Hunt, et mõlemad on tegevad alal, mis on näiteks 2 suures riigis väga populaarsed, aga mille selline võib-olla ülemaailmne kandepind on hoopis väiksem, kui Super Bowli finaal välja jätta, mida kindlasti selles mõttes jälle vaatab väga suur hulk inimesi, aga kui jälle finaali ei jõua, siis reamänge nii palju inimesi jälle ju ei vaata. Selle spordi hetke topi või siis valikuringi koostamine on tõesti niisugune tänamatu tegevus, mis eeldaks nagu head valemit, mis arvestab võib-olla võidusära ja sellel alal olevat konkurentsi ja seda rahvusvahelisust, võib-olla avaliku huvi, teenitavat raha, kõik niisugust, mida enam-vähem saab mõõta, aga sinna juurde ikkagi peame arvestama
mõõdetamatuid faktoreid, mis on just ka eelpool räägitud olulisus ühiskonnas ja niisugune võib-olla isegi ei maksa tähelepanuta jätta sportlase enda persooni või natuuri, kuidas tema sulandub ühiskonda, kas ta peegeldab ootusi, kas ta on positiivne kangelane või seostub ehk temaga midagi, mis vaatamata võitude kaalukusele ei lubaks teda väärt kandidaadiks lisada. Jaa, kindlasti see nii-öelda lastetuba ja kuna me oleme ajaloolased, siis me ju väga paljudel juhtudel teame ka nii-öelda seda karjäärijärgset eluolu, mis võib-olla tõesti mõnel suursportlasel on veidi vasakule läinud ja võib-olla mis tagantjärele kahandab tema kunagist võitudes ära. Jah, et kas rohkem saab ajalehepinda näiteks kollase ajakirjanduse mingite skandaalide rubriigis või hoopis mõne päevalehe arvamusrubriigis näiteks. Näiteks nii. Aga head kolleegid, üks asi me peaksime veel rääkima ka sellest, et eri aegadel saavutatud võitudel on kalduvus võib-olla meie mälus natukene olla erinevas kategoorias tänu sellele, et me võib-olla mõnest lihtsalt teame vähem, aga ometi kui lugeda vanu ajaloораamatuid, siis need võidud kas või tuua välja siin Georg Hackenschmidti maailmameistri-tiitel aastast 1905 elukutseliste raskekaalu maadluses, mis kui mäletate seda kuulsat lauset, Ameerika Ühendriikide president ise tagantjärele pärast seda on öelnud, et kui ma ei oleks Ameerika president, tahaks ma olla Georg Hackenschmidt, ehk siis see härra omase ajas oli väga suur, siis kas me suudame seda kuidagi võrdlevalt, ükskõik mis valemi või koefitsiendi või mille iganes abil, kuidagi võrrelda tänaste võitudega, kas või selle sama juba palju räägitud Ott Tänaku võiduga, et olla kuidagi kas või subjektiivselt, objektiivselt, me peaksime vist seda siiski mingil moel katsuma teha. Jah, eks selles mõttes kindlasti väga keeruline on arvestada veel seda, et kuidas see populaarsus mingil ajahetkel sellele sportlasega seoses maailmas oli, et mingil määral võib ju seda vaadata näiteks, et kas või Lurichi puhul, et kui palju on omal ajal Saksamaal või mõnes muus välisriigis loodud spordi- või maadlusklubisid, mis on Lurichi nime kandnud või kannavad siiamaani. Et võib-olla see natuke peegeldab seda kuulsust üle meie piiride ulatuvat kuulsust. Ja võtta jälle arvesse, et kui keeruline võib-olla tõesti oli varem jõuda teiste rahvaste teadvusesse, sest et see meedia maht, kõik võimalik televisioon, raadio, mida ju veel Lurichi aegadel ei olnud, on ju, sotsiaalmeediast ei hakka üldse rääkima, et see võimalus ennast nii pildile tuua, reklaamida oli hoopis väiksem, aga samas on jälle see, et võib-olla ka spordialasid hoopis oli vähem ja selliseid ülemaailmseid staare või mida praegult ju sageli on, et kogu aeg midagi uut soovitakse, uusi staare ja sageli võib-olla see üleilmne kuulsus praegu ongi selline 15 sekundit kuskil lühiuudises ja sellega see piirdub, et kui ma mõtlen näiteks 20. aastate ujumistäht Johnny Weissmülleri peale, kes on olümpialt mitu kulda saanud seal Pariisis, Amsterdamis, et seda nime nagu mäletad, aga kui ma nüüd hakkan mõtlema Rio de Janeiro ujumiskuldade peale, seal kindlasti oli mõni mees või naine, kes suutis ka 2 kulda või rohkemgi võtta, aga nad ei suuda praegu ühtegi öelda, nii et see on 2 otsaga asi, et kindlasti on neid asjaolusid, mis lihtsustasid, aga jälle, mis hoopis raskendavad võib-olla. Tänane sotsiaalmeedia ja omaaegne nii-öelda sotsiaalmeedia, kui selleks pidada kuskil poe juures või kõrtsileti taga kokkusaamist ja sellist emotsionaalset suhtlust sajandi tagust, kus siis ka ikkagi infovahetus ju oli väga aktiivne,
on muidugi keeruline võrrelda ja veelgi keerulisemaks teeb selle asjaolu, et ega me ju ikkagi väga täpselt ei tea, mida siis tolleaegsetest tähtedest ikkagi räägiti, mõnest üksikust ainult. Aga Rait, vabandust. Tekkis selline mõte, et ilmselt sellised ajalooperioodid, mis on olnud eestlaste jaoks rasked või murrangulised, et niisugused momendid, mil on nagu väga vajatud kangelasi ja võitlusid, et tolle aja sangarite võidud nagu paratamatult tõusevad üle teisted, nii nagu see oli 20. peale Eesti vabaduse võitmist ja vabadussõja võitmist, kui juba esimesed olümpiatelt võeti kangelasi või olümpiasangareid vastu tammepärgadega kanti õlgadel, kui juba siis tegelikult hakati otsima Eesti läbi aegade suurimaid sportlasi ja kui ma ei eksi, kas siis vist 20. kergejõustikustaar Alexander Kolmbere selleks läbi aegade parimaks valiti ja sinna Lurich jäi kõvasti tahapoole, et mõned aktuaalsed või sinimust valge all võite toonud sportlased jõudsid kõrgematele kohtadele. Ja samas ei saa öelda, et see on nagu paikapidav reegel igal juhul, sest Heino Lipu võitmata jäänud medalitest, rekorditest, saatusest on ka palju räägitud ja kõik see, mida tal justkui ei ole, teeb temast sellise omaette fenomeni, keda ka nagu kindlasti spordihetkede valikul silmas pidada. Meil on sellised murrangu hetkede või ühiskondlikelt ühiskondliku tähelepanu koondumishetkede kangelased. Ja näiteks meie spordiajalugu on nendest päris rikas. No täpselt, et võib-olla üks olulisem jalgpallimänggi ei ole üldse mingi maavõistlusmäng või tähendab mingi valikmäng, vaid võib-olla hoopis 40. aastal juulikuus toimunud Eesti-Läti mäng, mis nii-öelda selline viimane okupatsiooni just toimumise aegne selline rahvusliku puhangu hetk. Et ilmselt võib sedagi pidada üheks olulisemaks jalgpallimänguks, kuigi otseselt midagi peale sellise maavõistlusmängu nagu auhinnaks ju ei olnud. Sealt saadi võit. No ja võit, võit oligi ainult mängus, aga et kuhugi kvalifitseerumist või mingid tiitlid sellega ei kaasnenud, et nii et head kuulajad, te olete ilmselt juba aru saanud, et me oleme selle väljakutse, iseendale püstitatud väljakutse vastu võtnud. Me asume neid olulisemaid hetki Eesti spordiajaloos siis valima, katsume vähemalt 10 kokku saada ja kutsume ka teid, head kuulajad, seda tegema ja oma valikuid meile läkitama siis kas siiasama podcasti meilile podcast@spordimuuseum.ee või kas või muuseumi üldmeilile või tulge meile külla sotsiaalmeedias kuskil kommentaariumides oma nii-öelda valikutega ja juba järgmises podcastis tuleme me oma valikuga teie juurde tagasi. Aga võtame korra veel need kriteeriumid siis kokku, kas jääb nüüd midagi siit puudu või midagi on ehk ka üle arust, ma katsun need kiiresti nüüd kokku lugeda. Esiteks siis otsime hetki, mitte siis kindlasti vältimatult kuldmedalivõite või rekordipüstitusi, vaid ka muid erilisi hetki, olgu siis positiivseid või negatiivseid. Erilisus võib siis olla kuidagi ka ühiskondlik, kuid ka eeskätt ikkagi sportlikult eristuvad hetked ja olulised hetked võiksid need olla. Ja selles mõttes ka siis seotud konkreetsete isikunimedega. Teiseks siis ilmselt tuleb anda, kuna tipus on kitsas, siis peame valikuid piirama ja valiku põhi või kriteerium võiks ka olla siis konkreetse spordiala tähtsus Eestis, selle harrastajate hulk, fännide hulk, ajalooline tähendus ühiskonnale
ja muidugi siis nende alade suurus maailmas, kui meie sportlastel on õnnestunud maailma pääseda, siis inimeste hulk, keda ta on puudutanud rahvusvaheliselt, alade jälgitavus, teleauditooriumi suurus, rahvusvaheline tähelepanu, kindlasti võib olla väga oluliseks faktoriks konkurentsi tihedus, tippu jõudmise keerukus. Nii et neid faktoreid on. Kas tahate midagi siia lisada veel sellesse valikukriteeriumide nimistusse? Ma usun, et see sai niisugune objektiivne, tasakaalustatud ja tugev vundament, mille juurdele siis tulevad need mõõdetamatud suurused, mis tegelikult joonistusid välja ka seal soomlaste loetelus, et odaviskerahvas, kes nad ju on läbi aegade olnud, et nende ainus odaviske hetk seal loetelus oli seotud, et naisterahva võit kodusel MM-il viimase katsega ja selline emotsionaalne laeng on ka midagi, mis on hingestatus või see, mis on kuidagi peidus ja pulbitseb välja, et see on võib-olla just see koht, kus ka sellistele seikadele mõelda. Selline nii-öelda usalda oma südant. Tunne südamega ära, kas see on see õige hetk siia nimistusse tuua. Midagi sellist ilmselt. Jah, pakuks küll. Ja ma arvan, et kui me lõpuks 10 peale kokku ei lepi, siis võib-olla suudame 12 peale näiteks kokku leppida, et ärme ennast ka selles suhtes vist piira. Nii et kui Urmet Sasi ka midagi lisada ei taha, siis lepisime kokku nende suurte kriteeriumide osas ja jääme siis ootama oma kuulajate pakkumisi top 10, top 12 olulist hetke Eesti spordi ajaloos, olgu siis positiivsed, olgu negatiivsed, aga olgu kindlasti erilised ja olulised. Ja me paneme ka enda oma kokku ja tuleme selle juurde oma järgmistes saadetes kindlasti tagasi veel pikalt ja pikalt põhjendama, kommenteerima, selgitama ja võib-olla mõnel puhul ka kaitsma oma arvamusi. On teil siia veel midagi lõpetuseks lisada? Ega vist minul küll ei ole, et hakkan kohe juba sirvisid ajalooraamatut läbi laskma. Kuidas? Et juba sirvisid ajalooraamatut, et see reeglide pööramist oli juba kuulda. Oli kuulda, jah. No saavad olema huvitavad mõtlemistalgud. Nii et jääme kuuldele ja kohtume oma järgmistes podcastides. Aitäh kuulamast! Kõike meeldivat!